See õpetus räägib Google'i kalendriteenuse kasutamisest ja kuna millegipärast hakkab meil nädal pihta pühapäevaga, siis alustame seda kohku seadistustest. Seadistuste esilehel oleks mõttekas ära muuta kuupäeva formaat, kellaaja formaat ja nädala esimene päev sellisteks, mis meile rohkem sobivad. Kasutamine nagu iga kalendri puhul ikka, meil on võimalik siit märkida ära mingisuguses aega, näiteks kella 12 kella 13.30 koosolek. Vajadusel saab muuta detaile, ehk siis algus-lõpuaega, all day tähendab terve päeva üritust. Me võime öelda, et ta kordub näiteks iga nädal, tegemist on sellise nädala koosolekuga, asukoht, kirjeldused ja kuna meil on võimalik luua mitu kalendrit, siis millisesse me selle konkreetselt kirja paneme ja samuti teavitused, mida meile saadetakse, kas me oleme sellel ajal saadaval või hõivatud, võib-olla tegemist on lihtsalt mingisuguse soovisime panna telesaate näiteks kalendrisse kirja. Ja siia on võimalik meil kutsuda inimesi, oletame, et me kutsume Pille Porgandi samuti meile siia koosolekule kohale ja ütleme, et tal on õigus kutsuda teisi, aga üritust muuta tal õigust ei ole. Ja salvestame selle siia ära, tõesti, ja meie firma väline inimene kutsutakse üritusele külla. Koosolek on meil siin kirjas, mida me siin siis veel kasulikku teha saaksime. Seadistuste alt on võimalik panna paika selline asi nagu mobiilne seadistus. Ehk ma annan siia oma telefoni numbri ja saadan kontrollkoodi. See tuleb mulle mobiili peale, tegemist on lühikese numbriga. 2748, igal ühel tuleb see erinev, nii et niimoodi. Nüüd on seadistatud. Ja mul on võimalik öelda, et vaikimisi saadetakse mulle teavitused SMS-i peale ja tehakse seda, ütleme, et näiteks 15 minutit enne üritust ja sellist hüpikakent võib-olla ma ei taha näiteks. Niimoodi. Nüüd on siis need seadistused paigas. Mul on siin aga võimalik teha veel asju, ma saan näiteks luua juurde kalendreid ehk create. Kalendri nimi on nõupidamiste tuba ja oletame, et see on siis nõupidamiste ruumi reserveerimise kalender lihtsalt. Mul on võimalik see jagada kõigiga, ehk kõigi firma inimestega, on võimalik kõigil siin näha, miks ka mitte võib-olla laiemalt jagada, kui see on vajalik, võib-olla mingisugused avalikud sündmused. Ja mul on võimalik ka siis lisaks sellele või selle asemel jagada kalendrit ka konkreetsete isikutega. Näiteks oletame, et meil järjekordselt sama kasutaja Pille, kellega me oleme varemgi teinud, võiks omada alati nõupidamiste ruumile ligipääsu, kas ta näeb kõike, võib-olla ta näeb ainult seda, kas see ruum on hõivatud. Ta ei tea, kuna ta on majaväline inimene, kellega või miks me kohtume, aga ta teab, et see ruum on hõivatud. Ta võib muudatusi teha ja ta võib teha muudatusi ja jagada ka kalendrit edasi uutele inimestele, aga kuna tegemist on majavälise kasutajaga, siis ütleme, et ta näeb ainult seda, kas ruum on hõivatud või mitte. Nii, nüüd tekkis siia juurde siis teine kalender, ehk sisuliselt mul on võimalik teha siia võib-olla veidikene pikem ajavahe, öelda, et see on nõupidamiste tuba, on Petsi koosolek. Koos ettevalmistuse ja koristamisega näiteks on ruum nii kaua igaks juhuks hõivatud. Kalendri seadistustest, ehk kui te lähete siia settingud ja võtame näiteks selle sama nõupidamiste toa kalendri, me võime öelda, et ta on ka päris avalik siis, ehk kõik näevad, aga kõik näevad sellest ainult seda, kas on hõivatud või mitte. Salvestame selle korraks ära, tuleme siia siis tagasi selle nõupidamiste ruumi kalendri juurde ja siin on näha kalendri detailid. See käib nüüd iga kalendri kohta. Muuhulgas on meil võimalik siit võtta koodijupp
mille me saame kleepida suvalisele veebilehele, firma veebilehele, seda on võimalik muuta ja siin on ka erinevates formaatides lingid selle kalendri sidumiseks väliste programmidega. Näiteks, kui me teeme siin parema klõpsuga XML-i peal kopeeri lingi aadress, siis on meil võimalik Thunderbirdis seadistada seesama kalender meie postikliendist nähtavaks kalendriks, aga sellest juba järgmises ekraaniviisoris.